Tere! Minu nimi on Diana Poudel ja selle videoga tahan ma kutsuda teid osalema gümnaasiumi valikkursusel turvaliselt infoühiskonnas. Esmalt võib-olla tekib küsimus, et mis asi see infoühiskond on, et kas mina elan ka selles. Siis tegelikult elate küll, sest infoühiskonda on ka täiesti iga TikTok video on üks väikene tükk infoühiskonnast. Samuti see, kui te vajutate nuppu, et telli kellegi kanalilt videod või märgite mõne kena pildi meeldivaks Instagramis, saadate Snapi sõpradele, saate e-kooli mõne hinde või seisate kuskil e-riigi järjekorrasabas. See kõik on infoühiskond ja me peame õppima turvaliselt sellest liiklema. Aga mõnikord on see keeruline, et meie jaoks infoühiskond on samasugune nagu selle väikese kalakese jaoks vesi. Jah, me elame selle sees, aga me ei teadvusta seda. Ja me peaksime rohkem mõtlema, nagu ka see kalakene, et peaks mõtlema selle peale, et kuidas ta vesi koosneb, kuidas see vesi, kas seal on hapnikku piisavalt palju, kas temperatuur on õige. Ta peaks mõõtma, konsulteerima teadlastega. Aga kahjuks kalad on veidi rumalad ja suure tõenäosusega miks? Mina olen, vesi on, kõik on hästi. Aga õnneks inimene on palju uudishimulikum ja taibukam olevus kui kala ja meie saame aru, et me peame mõistma meid ümbritsevat maailma. Et me ei oleks ise see, kes seal võrgu sees kinni püütakse või ussikesega konksu otsas oma soovitud keskkonnast välja tõmmatakse. Ja seda kõike siin kursusel ma rääkima hakkangi, et te mõistaksite paremini infoühiskonda ja te oskaksite siin turvalisemalt liigelda. Et kui nüüd küsida, et kellele see kursus üldse mõeldud on, siis see kursus on mõeldud kõigile. Et ma arvan, et tänapäeval ei ole mitte ühtegi inimest, kellel ei oleks vaja paremaid teadmisi infoühiskonnast, kaasa arvatud ma ise. Aga inimene õpib terve elu ja sureb lollina, nagu öeldakse. Aga eriti siin aines, et on vaja seda ainet nendel, kes mõtlevad minna õppima kas sotsiaalteadustega seotud erialadele, majandus, ettevõtlus, poliitika, kommunikatsioon, haridus või siis IKT teemadega. Sest siit ainest te saate ideid ja mõtteid, mis aitavad teil paremaid valikuid teha ka ülikooli jaoks. Aga millest siis siin juttu tuleb, et nii oluline on? Juttu tuleb paljudest asjadest. Mulle näiteks meeldib alustada ajaloost ja põnevatest inimestest, kes on aidanud meid siia, kus me oleme. Ja alustan tavaliselt Ada Lovelace'ist, ühest naisest, kes elas 19. sajandil. Ta oli ka Lord Byroni tütar, aga selle järgi teda ei tunta. Teda tuntakse selle järgi, et ta töötas koos sellise inimesega nagu Charles Babbage, kes ehitas valmis esimese sellise universaalse arvutusmasina, mis on arvutite kauge eelkäija. Ja Ada Lovelace oli see, kes sellele esimese programmi lõi. Ehk esimene programmeerija oli naisterahvas. Seda fakti päris paljud ei tea. Aga nad olid ajast nii palju ees, et läks 100 aastat enne, kui tuli Alan Turing ja sai aru, et see on väga hea mõte ja hakkas seda ideed edasi arendama ja pani enda mõtteid juurde. Ja tänu sellele valmis koodimurdja, mida kasutati teises maailmasõjas. Ning tänu sellele sai sakslaste sõnumeid lahti murda koode ja lugeda ja võideti maailmasõda. Ma olen lugenud isegi selliseid arvamusartikleid või arutlusi, kus arvatakse, et ilma Turingi panuseta oleks võib-olla see sõda kestnud veel aasta-2 kauem. Kujutage ette, kui palju neid inimohvreid või kõike seda on. Ja vot sealt sai ka selline arvutite kiirem areng alguse. Muidugi Turing oli ise väga traagilise saatusega inimene, et ta tegi enne 42 aastat enesetapu, mis on väga kurb, kuna ma kujutan ette, kui ta oleks veel paarkümmend aastat panustanud selle arvutite alguses, selle arengusse ja väljatöötamisse, oleks tehnoloogia võib-olla teistmoodi ja isegi põnevam. Aga ajalugu ei muuda. Ja teine koht, mis ajaloos alati ka kommunikatsiooni poolelt on huvitav, on see, et kui Gutenberg oma trükipressi tegi, siis see tõi nii palju häid asju kaasa, infot sai laiemalt levitada, inimesed õppisid lugema,
mingi hetk tekkis kogu see massikommunikatsioon, 4. võim, mis aitas hoida pilku peal teistel võimudel. Aga nüüd, kus internet tuli, on samuti palju head tulnud. Kuid samas me oleme olukorras, kus klikk on kuningas. Ehk ei loe sisu, vaid loeb see, mida klikitakse. Ja see toob kaasa väga halbu trende, mis mõjutab meid kõiki tegelikult, aga sellest ma räägin kursusel pikemalt. Ning ma räägin ka interneti jäämäest. Tihti me ei saa aru, et see, mida me internetis näeme, on see väikene osa seal jäämäe peal, mis on vee peal. Ja väga suur osa sellest on vee all peidus. See avalik veeb moodustab võib-olla 2% kogu internetist, et pimeveeb ja tumeveeb on see, kus palju rohkem infot liigub. Ja tuleb mõista ka see, et minu internet ei ole sinu internet. Kui meie lähme YouTube'i, meil on täiesti erinev kogemus. Kui me lähme Facebooki, TikToki, kuhu iganes, meil on täiesti erinev kogemus. Ja sellega koos kaasneb ka see, et meid manipuleeritakse. Isegi need suured saidid, börsifirmad kasutavad väga palju igasuguseid psühholoogilisi manipulatsioonitehnikaid, et panna meid käituma sel viisil, nagu neil on kasulik, mitte sel viisil, nagu meil endil oleks kasulik. Ja me õpime mõningaid neid manipulatsioonitehnikaid ka ära tundma. Kindlasti räägime me ka Bitcoinist. Ei, ma ei õpeta teid Bitcoini kaevandama. Selle kohta on YouTube'is piisavalt palju videosi ja see ei ole asja point. Aga ma räägin, miks Bitcoin loodi, mis on sellise krüptovaluuta plussid, mis on miinused ja kuidas ta võib meie tulevikku ja meie igapäevast päeva mõjutada, nii heas kui halvas. Ta ei ole üdini halb, ta ei ole üdini hea, tal on mõlemad küljed nagu mündil ikka. Ja kursuse lõpupoole, siis kui me alustasime minevikust, siis kursuse lõpupoole ma viiks teid edasi tulevikku. Läheks otsiks põnevad inimesed, kellega koos arutakse, et milline on tööturg 10-20 aasta pärast. Sest kas te kujutate ette, et mõni teist hakkab tööle tehisintellekti alluvuses? Mõni teist hakkab tööle koos robotitega või peab andma käskusi robotitele? See nõuab hoopis uusi oskusi, uut suhtumist, uusi väärtushinnanguid, mille peale peaks ka mõtlema ja mis on üldse need alad ülikoolis, mida tasub praegu õppima minna. Sest väga paljud ametid kaovad järgmise 10 aasta jooksul ära, sest seda on lihtne automatiseerida või robotitele teha anda. Ma ei jõua kindlasti praegu kõike rääkida. Veidi pikema arusaama kursuse sisust, kui te tahate seda näha, leiate siit kodulehelt, kus on kirjas moodulid, iga mooduli juures teemad, samuti kuupäevad, kui tahate vaadata, et kas te just talvisel ajal seda teemat tahaksite. Et vaadake sinna lingi peale. Kõige olulisemad faktid on see, et kursus algab sügisel, ta hakkab 20. septembril, lõpeb enne aprilli vaheaega. Ta kestab 26 nädalat, vaheaegadel me tööd ei tee. Kui muidu on koolikursus 35 nädalat ja 45 minutit, siis see kursus on 26 nädalat ja 60 minutit nädalas. Pikkus tuleb sama pikk. Kursuse käigus teen mina 20 videoloengut. Osad teen samamoodi nagu praegu siin slaididega ja siin kabinetis. Osade puhul lähen välja ja otsin teile põnevad inimesed, keda rääkima kutsuda, keda intervjueerida. Ja siis tuleb 6 iseseisvat tööd vahepeal, kus teie analüüsite ennast, enda käitumist, püüate paremini vaadata, mis teid ümbritseb. Et ta ei ole keeruline kursus, aga te peate süvenema, te peate videod ära vaatama ja veidike kaasa mõtlema. Materjalid lähevad üles esmaspäeviti, tähtajad on pühapäeviti ehk iga teema jaoks on terve nädal aega, et saate valida, millal teil on aega selle asjaga tegeleda. Tähtaegadest üritame kinni pidada, aga alati, kui on väga mõjuv põhjus, kõik on siin ilmast läbi räägitav. Kahjuks sellel kursusel me füüsiliselt klassiruumis ei kohtu, aga plaan on panna Discordi kanal käima, kus me saame suhelda omavahel, e-kirjad, telefon ja kui soov on videokõnesid teha, alati valmis. Nii, ma loodan, et mõni nüüd mõtleb, aga kuidas ma sellele kursusele registreerida saan? Sellega on nüüd nii, et kui see videolink saadeti teile kooli poolt, siis on lihtne. Registreerige ennast valikainele ja ongi kõik korras, saadan teile sügisel, panen e-päevikusse info üles. Kui kool nüüd seda valikainet ei paku, aga te tahaks seda võtta, siis on võimalik ainele registreerida ka iseseisvalt. Aga palun rääkige enne kooliga läbi, et kui te selle kursuse läbite, et see ikkagi kool arvestaks seda valikainena.
sest muidu teil ei ole motivatsiooni 26 nädalat minuga kaasa mõelda, asju teha, kui punkte ei saa koguda ja hindeid selle eest ei saa, et kahjuks nii on, me teame ju seda kõik. Aga ja kui sa oled lapsevanem, kes seda vaatab ja mõtled, et koolil võiks olla, siis võite ka info edasi saata, sest ma olen veidi hiljaks jäänud selle valikkursuse info saatmisega koolideni ja kunagi ei tea, kas see jõuab kohale, kui ma nüüd kirjad saadan. Aga väga loodan, et ma ikka päris paljudega teist kohtun sügisel kursusel. Et seniks toredat suve, häid valikuid valikainete osas ja olge hästi ettevaatlikud, kui te siin infoühiskonnas liiklete. Nii internetis kui ka väljaspool seda võib infoühiskonda näha. Aga okei, tšau!